Üks endine president, üks šokeeriv kohtuotsus ja üks rahvas, mis on lühestunud. Täna räägime Nicolas Sarkozy vanglakaristusest. See on sündmus, mis sunnib prantslasi küsima, kas see on märk sellest, et keegi pole seadusest kõrgemal või paljastab see midagi hoopis süngemat Prantsuse õigussüsteemi kohta. Vaatame lähemalt neid argumente, mis on selle tulise vaidluse keskmes. Nii, lähme otse asja kallale. Kõik algab sellest ühest kainestavast numbrist. 5 aastat vangistust. Ja mitte mingile tavalisele kurjategijale, vaid mehele, kes kunagi juhtis Prantsuse Vabariigi. See otsus ei jäänud lihtsalt kohtusaali seinte vahele. See tekitas lööklaine, mis levis üle kogu Euroopa, pannes paljud šokist õhku ahmima. Ja siin on Sarkozy enda vastus. See pole mingi allaandja jutt, eks ole. See on lahinguhüüd. Ta ütleb sellega otse välja. Tema jaoks ei ole see enam pelkalt juriidiline vaidlus. Ei, see on avalik võitlus oma nime, oma pärandi ja oma au eest. Ja just siin jooksebki see mõra läbi Prantsuse ühiskanna. Ühel pool on need, kes näevad siin demokraatia võitu, tõestus, et isegi kõige kõrgemad võimukandjad ei ole puutumatud. Aga teisel pool on need, kes räägivad poliitilisest nõiajahist ja kohtunike omavolist, et mõista, miks nii palju kahtlevad, peame lahti harutama kriitikute argumendid, mis maalivad sellest loost hoopis teistsugune, palju murettekitavama pildi. Alustamegi siis otsusest endast, sest just siin on kriitikute sõnul esimene suur loogikaviga, mis paneb kulmu kergitama. Nüüd, see ongi see koht, mis paljude jaoks on täiesti arusaamatu. Mõelge korraks. Sarkozy mõisteti õigeks kõigis nendes suurtes konkreetsetes süüdistustes. Polnud ebaseaduslikku rahastamist, polnud korruptsiooni, polnud isiklikku rikastumist. Ja ometigi mõisteti ta süüdi kuritegeliku ühenduse kuulumises. See tekitab ju ilmselge küsimuse. Mis kuriteo toimepanemiseks see ühendus siis loodi, kui neid peamisi kuritegusid tegelikult ei toimunudki? Ja see loogiline auk viib meid otse järgmise kriitika tulipunktini, mis puudutab midagi väga fundamentaalset, nimelt tõendamiskoormist. Kommentaatorid väidavad, et kuna otseseid tõendeid polnud, rajas kohus oma otsuse millelegi, mida kutsutakse vihjete kogumiks. Aga siin on konks. See meetod on juriidiliselt mõeldud uurimise alustamiseks, mitte kellegi süüdimõistmiseks. Kujutage ette, et see on nagu sa näed suitsu ja lähed uurima, kas kuskil on ka tulekahju. Kriitikute sõnul mõisteti Sarkozy süüdi ainult suitsu nägemise eest. Tuld ennast ei leidudki. Ja see tähendab põhimõtteliselt seda, et enam polnudki prokuröri asi tõestada, et Sarkozy on süüdi. Vastupidi, hoopis Sarkozy pidi tõestama, et ta on süütu, et ta ei olnud teadlik oma kaastöötajate kavatsustest. See aga pöörab pea peale ühe lääne õigussüsteemi alustala, süütuse presumptsiooni. Ja siis tuleb see kõige uskumatum detail. Kogu see 10 aastat kestnud uurimine sai väidetavalt alguse ühte ainsast dokumendist, mille kohta kohtunik ise protsessi käigus tunnistas, et see on võltsing. Just nii, võltsing. Ometi jätkus uurimine täie hooga. Ainulgi see fakt paneb paljusid küsima, kas kogu see protsess oli ikka algusest peale erapooletu. Kõik see kokku viib meid ühe väga terava ja ebamugava küsimuseni, mida kriitikud aina valjemini küsivad. Kas Prantsuse õigussüsteem on politiseeritud? Ja need pole lihtsalt tühjad sõnad. Kriitikud laavad laula konkreetsed faktid, mis nende arvates moodustavad väga murettekitava mustri. Juhtiv kohtunik on varasemalt avalikult Sarkozy vastu protesteerinud. Seesama kohtunik juhtis ka teist poliitilist maavärinat põhjustanud juhtumit Filoni afääri, mis kõrvaldas Sarkozy erakonnakaaslase presidendi valimistelt. Sellised seosed tekitavad paratamatult kahtlusi, kas otsused tehakse ainult seaduse või ka isiklike veendumuste põhjal. Aga võib-olla kõige šokeerivam osa otsusest oli esialgse täitmise rakendamine. Mida see tähendab? See tähendab, et Sarkozy peaks vangi minema kohe, veel enne, kui tema apellatsioonikaebus on isegi läbi vaadatud. Mõelge korraks sellele pildile. Endine vabariigi president ilmub apellatsioonikohtusse juba vangina, et seal oma süütust tõestada. Tavaliselt kasutatakse nii karmi meedet väga spetsiifilistel põhjustel. Kui on oht, et süüdimõistetu põgeneb, paneb toime uue kuritego või on ühiskonnale ohtlik. Kriitikud küsivad, kas keegi tõesti arvab, et endine president Sarkozy hakkab põgenema või et ta kujutab endast füüsilist ohtu. Nende jaoks on see selge märk, et siin polnud tegu tavapärase õigusemõistmisega, vaid sooviga teda avalikult alandada. Ja see viib meid viimase suure vaidluspunktini, karistuse ranguseni. Eriti, kui seda võrrelda teiste palju vägivaldsemate kuritegudega, mis on viimasel ajal Prantsusmaal toimunud. See tabel siin räägib kriitikute arvates enda eest. Nad toovad näiteid, kus terroriaktidele kaasaitaja saab leebema karistuse,
või kus jõhker vägistaja saab täpselt sama karistuse, mis endine president kuriteoka eest, mille polnud konkreetset ohvrit ega kahju. See tekitab tunde, et Prantsusmaal on justkui kaks õigussüsteemi, üks poliititutele ja teine kõigile teistele. ja see tsitaat võtab selle tunde suurepäraselt kokku. Küsimus on lihtne. Kas õiglus on kaotanud oma proportsioonitaju? Kas karistus vastab teo raskusele või hoopis sellele, kes on kohtupingis? Niisiis, kui me kõik need tükid kokku paneme, vastuoluline otsus, tõendite küsimus, kahtlused erapooletuses ja šokeeriv karistus, on kriitikud jõudnud ühe laiema ja sügavama järelduseni Prantsusmaa võimu tasakaalu kohta. Need räägivad kohtunike vabariigi sünnist. See on idee, et kohtunikud ei ole enam lihtsalt seaduste erapooletud tõlgendajad. Nende sõnul on kohtunikud võtnud endale aktivistlikku, peaaegu messianistlikku rolli, missiooni puhastada ühiskonda ja kujundada poliitikat otse kohtusaalist, minnes mööda nii seadusandjast kui ka valitsusest. Ja kriitikute jaoks pole Sarkozy juhtum mingi üksikjuhtum. Nad näevad siin selget mustrit. Vaadake seda ajajoont. Kohtusüsteem on korduvalt ja otsustavalt sekkunud Prantsuse poliitika tipphetkedel, kõrvaldades ühe presidendikandidaadi siit, avaldades survet teisele sealt ja nüüd vangistades endise riigipea. Nende silmis ei ole see enam juhus, vaid süsteem. Ja nii me olemegi tagasi selle põhiküsimuse juures, mis lõhestab tervet rahvust. Kas need argumendid on lihtsalt suitsukatte, mille on loonud süüdi mõistetud mees ja tema toetajad, et vältida vastutust? Või paljastavad need tõepoolest ohtliku trendi, kus õigus on muutumas poliitiliseks relvaks? See pole enam küsimus ainult Sarkozyst. See on küsimus võimude lahususest ja sellest, kes lõppkokkuvõttes valvab valvurite endi üle. Ja see on dilemma, millega Prantsusmaa täna silmitsi seisab.